tere! Rein siin täna ja toon teieni ülevaate. Millest ma ülevaate toon? Ma toon teile täna vedelikest ülevaate. Vedelikud saatis mulle siis epiip.ee pood, millega ma neid vedelikke siis katsetan. Ma katsetan neid sellise RDA-ga, nagu selleks on Lowbrow. Lowbrow on just maitsete jaoks, mida ma sain ka siis epiipust. Kuidas see katsetamine siis välja näeb? Ma vahetan Lowbrow's, vahetan vatti peale igat vedeliku proovimist. Ma panen endale märksõnad kirja, ütlen teile, mida mina nendest vedelikest arvan, millised olid minu lemmikumad, millised nii väga ei olnud. Ma ütlen kohe ette ära, maitsed on inimesel erinevad. Ma üritan anda siis enda arvates, mis minule meeldis, aga see on jällegi ainult minu arvamus. Aga hakkame siis pihta. Nii, esimesena ma siis proovin, mis mul siin esimesena kätte jääb. Ma proovin Old Arborit ESSIG poolt siis. Coil on siis siuke dual, mitte dual, vabandust, twisted coil. Vatt on sees. Meenutab mingit kindlat alkoholi, isegi natukene võib-olla ta meenutab mingit siukest trummilaadset asja ja meenutab ka siis lagritsat mingil määral. Hetkel lemmikumaid ei ole, aga täiesti tõmmatav. Nii, järgmine. Hella Straight. Vahetan vatti ära. Proovime. Anda siuke magusamapoolne, natukene ka hapukas. Kibe. Kibeda võitu. Vot sellel maitsel on, sellel vedelikul on kõik maitsed olemas, alates magusast, lõpetades hapuga. Ei ole minu lemmik. Isegi ei tea. Minule meenutab ta natukene Aniisi. Ma isegi ei oska öelda, mis asi see täpsemalt on. Ma olen seda ka varem tõmmanud, ma olen neid kõike varem tõmmanud, aga ma ütlen kohe ära osade maitsed. Mulle ei tulegi kohe midagi pähe, mida need täpsemalt meenutavad, mis need olla võivad. No see ei olnud ka minu lemmik hetkel, et vaatame siis järgmise. Järgmiseks tuleb siis Mama's Best Eden Garden. Vot siin on maitsel värskust. Natukene oleks nagu kas mingit melonit või mingit arbuusi. Ei ole väga magus. On siuke jah hästi värske. Nagu oleks jah arbuus või sinna kanti mingi asi. Värske, mulle meeldib. Hetkel siis 2 vedelikku on proovitud, see on kõige parem neist. Seda jääkski tõmbama hetkel. Et väga hea on võrreldes nendega. Ma ei tea, nagu enne rääkisin, maitsed on erinevad inimestel.
kellele meeldivad need ESCG Old Harborid ja Hella Straight'id, kellele Eden's Garden, kellele ükskõik mis siit vedelikest. Et see on nii individuaalne asi, aga minule see hetkel meeldib, aga vaatame siis järgmist. Järgmiseks on siis Mama's Besti Cinnamon Cookie. Selline näeb ta välja. Pärast kõigist tuleb selline korralik pilt ülesse. Täidame siis ära. Täielik kaneeliküpsis meenutab sellist nõukaaegset kaneeliküpsist, mida vanaema ikka kuskilt turult tõi. Mulle meeldis see Eden's Garden rohkem, aga sellel ei ole ka midagi viga, et toob nostalgiat natukene tagasi. Ei ole paha tõesti. Hetkeseisuga Mama's Best vedelikud on minu maitse järgi paremad. Täielik kaneeliküpsis. Nüüd vaatame edasi. Järgmiseks tuleb siis Mama's Besti Pink Friday. Pink Friday. Täidame jällegi lowbrow ära. Hästi magus. Selline võrdleks siis, ma ei oska isegi võrrelda, ta on nagu puuviljad ja vanillisegu selline kokteil. Ja Pink Friday, et hästi roosa ja magus reede tuleb sellest, kui tõmmata seda reedesel päeval, ütlen teile. Mulle see ka meeldib. Jälle Mama's Best vedelik meeldib. See oleks nagu kirssi ja mingeid ananasse ja maasikaid ja absoluutselt kõik maitsed käivad lihtsalt siit seest läbi. Et see on hästi magus. Vanill käib ka läbi. Et ma ütleks, et see jääb mul sinna top 3 sisse, kui mitte esimesele või teisele kohale. Et seda maitset ma kindlasti soovitan. Ja järgmiseks ja viimaseks tuleb siis D'Angelo Dream, Mama's Besti oma. Vot see on ehtne apelsin. Apelsini kokteil siis, ma ei tea, kas on siin vanilli või midagi, mis käib koos apelsiniga läbi segi, aga enamus maitset, mida ma tunnen, on siin apelsin. Nagu enamustes apelsini vedelikes ma olen ka täheldanud, et apelsini vedelik käib korralikult üle. Ma siin vahepeal olen proovinud ja panin ka kõike maitseid siin korda mööda, mis mul siin oli. Ja kui ma jõudsin sinna D'Angelo Streami juurde, siis see maitse ei kadunud paagist ära, kui panna midagi muud sinna sisse, et see apelsini maitse on hästi intensiivne. Kellele apelsin meeldib, siis palun võtke Mama's Besti apelsini, mitte apelsini, vaid D'Angelo Streami vedelikku siis. Et see on hästi apelsinine, ta on teissugune kui tavaliselt apelsini vedelikud. Tal on mingi selline kõrvalmaitse ka juures. Kõik vedelikud on siis proovitud. Tooks siis mingisuguse järjestusegi. Minu lemmikumateks teeme siis siuke top 6. Et top 6 alustame siis viimastest kohtadest. 6. koht Old Harbor. Miks? Mulle ei meeldinud see maitse nii väga, et ma tahaks seda nüüd siis iga päev tõmmata. 5. koht siis jääb ESCG Hella Straight. Samuti ei meeldinud eriti, lõhn oli ka siuke natukene siuke imelik. Maitse oli ka imelik. 4. koht. 4. koha saab, ma kardan, et Cinnamon Cookie. Miks? Ma ei tea, mul ei ole see küpsis otseselt kunagi meeldinud maitse oli nagu ta oli, viis tagasi aegadesse, kus toodi neid kaneeliküpsiseid. 3. koht on D'Angelo Dream. Mulle apelsin meeldib, kuid mitte nüüd nii väga, et ma jällegi seda iga päev tõmbaks. Et maitse oli hea. 2. ja 1. koht olid väga raske oli otsustada. Aga siiski 2. koht tuleb Pink Friday'le, kuna ta oli ikkagi mõnus, ta oli hästi puuviljane, ta oli magus. Lõpuks ei saanudki aru, mis maitsed seal läbi käisid, et kord oli ananas, siis oli
maasikas, hästi magus, hästi mõnus. ja esimene koht Eden's Garden, mis üllatas mind. Kunagi sai tõmmatud neid igasuguseid melonimaitselisi ja ka arbuusimaitselisi, et ta on selline hästi värske. Ta oli kõikidest teistest vedelikest nii palju erinev, et minule ta väga meeldis, et seekord siis jäi selline edetabel ja alla panen siis lingi, kus te saate neid osta. epiip.ee neid müüb, tema mulle neid ka saatis. Suured tänud epiip.ee poele, kes mulle saatis need vedelikud koos siis Lowbrow RDA-ga, mis siis ongi selle jaoks, et neid maitseid proovida. Tegelikult anti ka DF4 mini, aga mina igaks juhuks ei katsetanud selle DF4-ga sellepärast, et nagu te nägite, ma vahetasin vatti kogu aeg. Maitsed oleks muidu lihtsalt läbi segunenud, ma ei oleks tundnud siis seda õiget maitset lõpuks, nagu ma siin proovisin. Ma panin Zephyruse sisse, läbisegi neid asju, kõik maitsed olid läbisegi, mul süda oli lõpuks paha. Et selle RDA-ga sai nüüd kõik asjad proovitud. Nüüd ma sain täpselt teada, mis maitsega, mis asi on, sain enda edetabeli teha. Ja jällegi, aitäh epiip.ee. Ja sellega siis lõpetame, et peatse kohtumiseni.